Minu käest on paljud liiklejad pärinud, kas oleks võimalik paigaldada kuskile autosse kaamera, mis jälgiks liiklust, sest paratamatult Eestimaa liiklus on veel hull. Vastan nüüd sellele jaatavalt, tõepoolest on võimalik. Üks selline auto on siin ja see kaamera hakkab ka jälgima teid maal, linnas, mida iganes, kus te ka ei sõidaks, kus tema eelkõige ei sõidaks. Tegelikult need seadmed on väga head seadmed ja nad võimaldavad väga palju kui kaasa aidata just liikluskultuuri tõstmiseks. Järgmises lõigus te kuulete sellest täpsemalt, aga juba järgmistest saadetest te näete siis, mis tegelikult Eestimaa liikluses toimub. Jah, meil on pakkuda sellised huvitavad lahendused, mis sobivad autodesse ja koosnevad siis digitaalsest videosalvestist ja kuni 1–4 kaamerast. Ja mis see siis annab? Et on võimalik vaadata sõidusuunda ette, sõidusuunda taha, vaadata näiteks juhi jalgade tööd ja juhi enda käitumist erinevates olukordades. Hilisemal siis ülevaatamisel on olemas silme ees 4 pilti ja on võimalik siis hinnata, et milline on ohuolukord näiteks ja kuidas siis käitusjuht vastavalt. Et seda siis võivad kasutada nii autokoolis, sõidutreenerid, näiteks miks mitte ka rallikoolid ja analoogseid süsteeme kasutab ka näiteks Eesti politsei. Lisaks sellele on ka vist Eestis hästi populaarsed autoorienteerumised, kas siis maakondlikul tasandil või siis on mingisugused huvigrupid, kes käivad džiipidega metsa vahel või siis näiteks ka jahiseltskonnad, kes siis tahaksid oma siis sündmusi ja siis ütleme siis seitlust järgustada siis ka edaspidiseks vaatamiseks. Keskseade ise on umbes automaki mõõtu ja tema sisaldub kõvaketas. Ütleme niimoodi, et eri komponentideks on siis seal kummipuksidest amortisaatorid, mis siis väldivad siis kõvaketta põrumist ja siis hoiavad teda siis, ütleme siis seisukorras, tööseisukorras. Ja kuidas inimene sealt selle pildi pärast kätte saab? Üks variant on võtta siis lihtsalt kõvaketta sahtel välja, minna koju, laadida siis kõik vajalik informatsioon arvutis ja selleks on olemas ka spetsiaalsed liidesed. Paigaldus selle aparaadi puhul pole samuti eriti keeruline ja autot pole vaja oluliselt laiali lõhkuda. Kaamerad paigaldatakse auto sisse ja ka see on eelis. Meie süsteemi puhul paigaldatakse kõik kaamerad auto sisse salongi. Arvestades, et Eesti tingimustes on ilmad reeglina väga niisked ja porised, siis alates septembrist oktoobris kuni siis hilis kevadeni ei ole auto pamperisse paigaldatud kaamera töövõlbulik, kuna lihtsalt pori pritsib selle täis ja keegi ei viitsi nagunii käia seda sealt lapiga iga minuti tagant puhastamas. On aga ka võimalusi siseruumide jaoks. Mõned tahavad näidata oma firmat ja töökoda ka klientidele, et see on hea võimalus paigaldada kaamerapilt internetti, kus siis inimene saab eelnevalt siis tutvuda firmaga, kas siis tema siis ooteruumide, võib-olla siis tööpajaga või siis üldse maja üldpildiga näiteks. Ja loomulikult siis veel, kui on autoruum, siis on tore, kui saaks inimene näha, mis siis tema autoga toimub seal. Lihtsamad süsteemid siis võimaldavad lihtsalt jälgimist üle interneti, keerukamatel süsteemidel, millel siis on ka kõrgem turvalisusnõue, on võimalik siis kasutada ka valvesüsteemina. Kõik uuemad süsteemid tulevad juba näiteks võrguliidesega, ehk siis kõik on üle interneti jälgitavad. Üle interneti muidugi pilli kvaliteedi määrab ära selle ühenduse kiirus, et ütleme lihtsa kodulahendusega ja üle mobiiltelefoni ei ole võimalik kiiret ja ilusat pilti ka saada. Sellega tuleb alati arvestada. Küll, kui on tegemist statsionaarse kohapealse süsteemiga, siis nende siis kohapealne salvestus on suhteliselt hea kvaliteediga, samuti sõltub see, mis kaamerat kasutatakse. Kui on vajadus 1-2 kaamera jaoks, et siis tasuks kaaluda kindlasti IP-kaamerate lahendusi. Et sellega hoiab kindlasti suurema summa raha kokku nii paigalduse kui siis ka seadistamise arvelt. Aga kui on nüüd kaameraid vaja rohkem kui 2 tükki, näiteks siis 3-4 ja enam, et sellisel juhul tasuks juba hakata kaaluma ka statsionaarsemat süsteemi. Meie kodulehel on väljas ka demokaamerate lingid, et seal on hetkel on üleval 2 kaamerat, mida on võimalik jälgida, edaspidi on plaanis lisada sinna ka keerukamate süsteemide ligipääsud, kus on juba rohkem seadistamisvõimalusi ja inimesel on ka rohkem vaadata. Nagu aru saite, on tegemist põnevate ja innovaatiliste lahendustega, mille võimalustest te üsna pea ka reaalses liikluses osa saate.